kummisäärik. Kummisääriku loos võib mängida vasakus käes akorde laias seades. Lai seade siis tekib nii, kui meil on vasakus käes näiteks kitsas seades akord, või ütleme, et see on F-tuur siin, siis keskmine hääl, oktav ülesse, sama laia seade. Ja sama kehtib akordipöörete puhul, et mõnikord näiteks on teil mingisugune akordi muu heli bassis, näiteks F-tuur avabassiga. Suhtuge sellesse nagu F-tuuri sekstakord pöördesse, keskmine hääl, oktav ülesse. Selles loos oli hoopiski F-tuur C-bassiga. Keskmine hääl, oktav ülesse. Et õnneks meil meloodia oli piisavalt kõrgel, et sellest ulatusest või sellest registrist nüüd selle sama akordi mängimine on piiri peal. Ta veel kõlab, aga siin on ta parema kõlaga. Üks huvitav akord on selles loos samuti, see on G-dim des bassiga. Seal võiks olla ka mingi teistsugune akordimärk. Ja mängisin seda praegu nii, kuigi õigem akordimärgi järgi oleks selles akordis sellised noodid. Ehk siis täistim, aga parem oleks seal pool timm ehk siis üleval see F-noot. Ja selle nüüd mängisin samuti laia seadesse ja jätsin ühe heli mängimata, nimelt selle sama G-noodi. Siis tuli F-tuur C-bassiga, G7. Praegu mängisin G-tuuri, kui ma tahan G7, siis ma asendan selle D-noodi F-iga. C7. Ja kuna seda C7 on ka samuti suhteliselt pikalt, võime teha ka siia veel C7 + 4. Nii, see oli üks variant. Teine variant on siis selline, kus bass on jällegi põhiliselt ühehäälne ja paremas käes on siis igale löögile mängitud akordihelid, meloodia ja bassi vahele. Ehk siis meloodia käib kaheksandikes ja see saate faktuuri rütm on siis neljandiknoodid. Esimeses taktis mängisin kogemata, aga ühe noodi teistmoodi kui nagu oleks F-tuuris. Korraks tekkis siia nagu selline F-suskala. Et kui keegi seda tähele pani, siis see oli selline pooljuhuslik.